Tere tulemast kuulamaks Amazoni temaatikat. Ma olen tegelikult täiesti nagu kahe vahel, et kas ma nüüd järgmise 60 minuti jooksul toon sulle informatsiooni, mida sa oled väga kaua oodanud seoses oma ettevõtte alustamise, asukoha vabaduse, erinevate rahasummadega, et kas ma nüüd toon sind, teen sulle reality checki ja panen sind toimetama või siis purustan su unistused, et ei, see ei ole minu jaoks, et mina olen kindlasti selles parteis, et igal juhul ma proovin rääkida asjadest niimoodi, et nad on ausad ja samal ajal kindlasti ka sellised, et iga probleem on võimalus. Iga ettevõtlusvormi võib-olla tuleb kaaluda, uurida, testida ja miks mitte ka asukoha vaba e-kaubanduse varianti. Mul on teile täna ette valmistatud slaidid, et teil oleks natukene lihtsam minu juttu kuulata. Ma panen nad peale. Nii, 5 saatuslikku viga, mis röövivad alustades aega ja raha, kui sa oled huvitatud asukoha vaba e-kaubanduse ettevõtte loomisest. Täna keskendume sinuga siis rohkem Amazoni temaatikale. E-kaubanduse platvormi on palju, meil on eBay, Eestis toimetades ilmselt sa oled kasutanud Okidokit, Osta.ee-d, Facebook Marketplace'i. Nad on kõik väga pisikesed võrreldes Amazoniga ja minu huvi on see, et kui sa juba paned oma 24/7 aega kuskile sisse, siis pane sinna, kus sul on võimalus kõige rohkem tagasi teenida oma kalli aja investeerimise eest. Etsis võid toimetada, eBay's võid toimetada, aga tule avasta natukene maailma kõige suurema ingliskeelse e-kaubamaja telgitaguseid ja kuidas siin ise edukaks ettevõtteks saada. Mis kogemust on mul sul pakkuda? Olen väikese külatüdruk nimega Ekle, olen õppinud pisikeses külakoolis ilma erilise ettevalmistuseta suure maailma eluks omast arust, et mul ei ole tohutut kapitali, mul ei ole tohutuid vanemaid, kes ühendaksid mind ära mingisuguste ressurssidega, kus iganes, eks ju, connection itega mingisugustes inimestes, et kõik see, mis mina, meie tiim, see ei ole ainult mina, see on tänaseks meil tiim, meil on üle 10 inimese tiimis, kes kõik rahvusvaheliselt e-kaubandust teevad. Au neile, et nad jaksavad ja tahavad ja viitsivad meiega sellel seiklusel kaasas olla. See on meil tegelikult kõik ise õpitud. Minu julgustus täna ongi see, et jah, e-kaubandust kuskil sa nagu otseselt ülikoolis õppida ei saa, aga tegelikult selline nagu blueprint ehk siis teekond algusest lõpuni on tänaseks päevaks juba täiesti mul sulle pakkuda. Olen ise toimetanud globaalses e-kaubanduses üle 5 aasta. Tegime tegelikult eelmise aasta lõpus tiimiga Eesti kõige suurema Amazoni portfelli Exiti. See ei olnud sirgjooneline tee. Selle käigus oleme testinud, lansseerinud ehk siis turule toonud üle 50 toote, teinud kõvasti 5-kohalisi vigu, mida sina saad täiega vältida, kui sa kuulad mind nüüd. Ja olen tegelikult 100% praktik, et ma heal juhul kord kuus kuskil midagi räägin Amazoni kohta. Kuna huvi on suur, siis miks mitte kasutada selliseid potiku ilmasid, nagu meil siin 9 kuud järjest on. Selleks, et me oleme kodus ja toas nagunii, paneme siis selle toas olemise aja endale kasulikult rahaliselt tiksuma. Nagu mu hääl hakkab ära minema, siis sa mõistad, et õpetaja ma pole, selline treenitud hääl ma ei ole, nii et anna mulle andeks, kui ma vahepeal köhatan, sest et üldiselt me ikkagi teeme arvutiga tööd, et päev läbi ei ole vaja sõnaliselt kellegi nagu kuskile suunata. Koolitamine ei ole mu põhitöö. Igapäevaselt me tegelikult ikkagi arendame tooteid Amazoni klientidele ja ma näitan sulle täna päris palju sellest, mida me oleme teinud, missugune tööprotsess ise välja näeb ja missugused on sellised suuremad komistuskivid sellel teel. Et saaksid tänasest maksimumi, siis me oleme tiimiga pannud tegelikult päris palju aega sisse siia, et saada sulle hästi mõnus ja tihe webinar. Mina omalt poolt palun, et sa paneksid telefoni kinni, isegi võib-olla vibratsiooni võtaksid maha, sest et nii kui su tähelepanu läheb ära, ma olen saanud tagasisidet, et ma tegelikult räägin hästi kiiresti ja mul on hüpotees, et kui ma räägin kiiresti mingisugust ägedat mõtet ja sul samal ajal vibreerib telefon kuskile, et siis ma kaotan tegelikult su tähelepanu ära ja ma palun, et seda ei juhtuks. Samamoodi äkki sa paned teleka kinni,
Lapsed võib-olla saavad samal ajal panna puslet, joonistada, oma ekraaniaega kasutada, sõpradega õues olla, et me saame selle aja veeta nii-öelda kvaliteetajana, sina, mina ja siis võimalik sinu tulevane e-kaubanduse ettevõte. Väikseks selliseks sissejuhatuseks ma kujutan ette, et sa võiksid 1-3 punkti ennast klassifitseerida. Kas sa oled näiteks Amazonist kuulnud, võib-olla oled sa ka lugenud, võib-olla sa oled, ma ei tea, Äripäevast kuulnud mingeid saateid, oled YouTube'ist vaadanud videosid, aga sa ei ole nagu päris aru saanud, et kas see ettevõtlusvorm oleks sinu jaoks, sa kardad alustada, riskid tunduvad suured. Ometigi me oleme ju piiri tagant väljas, et meil ei ole siin niisugune Viljandi pisike pirukaputka, eks ju, et me oleme Euroopa turul, USA turul, Austraalia turul, Jaapani turul, sisuliselt igal pool. Või siis oled juba jõudnud nii kaugele, et oled kõvasti juba research'i teinud, aga oled selles kogu infotulvas täiesti kadunud. Sa ei tea täpselt, kuidas alustada, missugust allikat usaldada, missugune allikas tundub nagu ta on skämm ja tahab lihtsalt su raha endale võtta. Et osta see ja osta teine ja üks tööriist siin ja teine töövõte siin ja iga asi maksab, eks ju. Et see tundub lihtsalt liiga keeruline. Ja ma kujutan ette, et päris paljude praeguste kuulajate ühine nimetaja on see, et me unistame asukohavabadusest. Kui realistlik võiks asukohavabadus olla Amazoni ettevõtte näol, nuputame täna koos selle siis välja. Ja nüüd 60 minuti jooksul sa saad kindlasti teada kõige suurematest vigadest, mida sa loodetavasti väldid. Need 5-kohalised koolirahad, mida mina maksin, sa maksma vast ei pea ja äkki sa suudad ka ligikaudu pool aastat tööaega kokku hoida. Nüüd, mis arvad, kas selline ettevõtlusvorm on võimalik? Ma ei kujuta ette, kui paljud ütlevad praegu jah ja kui paljudele tundub, et siin on midagi kahtlast. Ja kui paljud mõtlevad, et okei, jah, mulle müüakse selliste ilusate piltidega küll mingisuguseid, ma ei tea, kas mingeid unistusi, reise kindlasti, eks ole, aga mingisugust elustiili, digitaalnomaad, see, et ma ei pea olema siin porises Eestis, ma saan reisida kõik 200+ riiki läbi, mis iganes hetkel, eks ju. See kõlab kõik väga hästi. Kas see on reaalselt tehtav? Ma ütleks, et jah. Kas ta Amazoni maastikul on reaalselt tehtav? No vaatame sisse. Mina sulle lubadusi ei ütle, ma ei ütle ei või jaa, aga ma tahan, et sa otsustad ise. See, mida me teeme, on sisuliselt asukohavaba. Kui suur on sinu ettevõte, see on sinu otsustada. Nii et ma ütlengi, et mina ei tea, mis on õige või vale. Kui sa tahad suurt tiimi kasvatada, siis ilmselt sa niimoodi võrkkiiges 365 päeva istuda ei saa. Aga kui sa tahad teha sellest elustiili ettevõtte, siis tegelikult ei ole ju vahet, kus kohas sa füüsiliselt oled. Kas sa oled kuskil kontoris, ma ei tea, Tondi tänaval või sa oled kuskil võrkkiiges, ma ei tea, Seychellidel, eks ju. Kuidas siia jõuda, siia võrkkiike? Et kindlasti see ei ole homme rikkaks mudel. Ma hoiatan siin selle eest. Paljud nii-öelda how to make money on internet ehk siis kuidas teenida raha internetis, sellised müügiprogrammid räägivad sulle, et alusta kohe, kulutad, ma ei tea, 100 eurot ja siis on sul 3 kuu pärast on juba nagu vabadus, eks ju, et oled miljonär. Et Amazon on ettevõtlus nagu iga teine ettevõtlus, sa pead siia sisse panema iseennast, sa pead õppima, sa pead tahtma olla ettevõtja on probleemide lahendaja, nii et ära usu, kui kunagi keegi räägib sulle, et ettevõtlus on homme rikkaks saamise mudel. Homme saab rikkaks ainult mingisuguse skeemi abil või mõnikord ajaloos, kui sul läheb õnneks, eks ju, kui sa aktsiat või krüptot õigel ajal ostad, aga üldiselt 98% meist, tavainimestest, ikkagi ettevõtluses me peame tööd tegema selleks, et me saaksime lõpuks ka raha nautida. Mida sa tahad üldse ettevõtlusest? Võib-olla mõtle korraks selle peale, kas sa tahad omaette nokitseda, kas sa tahad pereettevõtet luua või tahaksid sa luua sellist 20-100 liikmelist suuremat ettevõtet? Amazoni platvormil on kõik need võimalused täiesti olemas. Tean isiklikult ettevõtet, kes paari aastaga pani püsti 70-liikmelise tiimi. Tean Eestis imelist kolleegi, kes senini teeb seda ise, võttes pere kaasa ja reisides mööda väikeseid saari ja väikseid Eesti linnu, olles digitaalnomaad suuresti Eestis
ja vaadates, mida ägedat meil siin toimub. Et kõik variandid on sinu enda nagu teha, et kui selliseks klassikaliseks ja suureks ettevõtteks sa oled unistanud saada. Kõige selle loomine võtab aega. Ettevõtja põhiülesanne on luua midagi millestki, mis ei eksisteeri tänapäeval. Meil ei ole aega, meil enamasti pole raha ja meil pole teadmisi. Enamik nendest probleemidest tegelikult on lahendatavad. Näiteks aja puhul oli see, et kui ma Amazoniga alustasin, mul oli 3 väikest last. Kõige väiksem laps oli äkki 5-6 kuune. Kust leida seda aega, kui on 3 last? Teed mingisugust teist tööd, eks ju, sealt kõrvalt ja pereelu, sõbrad tahavad ka tähelepanu. Ma loobusin igasugusest Netflixist ja telekast. Kohati loobusin liigsest koristamisest, õppisin olla loov, olles fokusseeritud ka teatud loovas segaduses mingiks perioodiks. Ma täiega mõistan, et meie mõistus vajab, et ümbrus on korrastatud selleks, et me saame tunda ennast lõdvestunult ja mingisuguseks ajaks, näiteks 3-6 kuuks. Kui sa lood inertsi sisse oma uuele ettevõttele, siis see võib olla koht, millest sa tahad loobuda. Või siis on see suurepärane võimalus, kuidas delegeerida neid ülesandeid oma olemasolevatele pereliikmetele. Kui sa suudad tööle panna lapsed ja ma ei tahaksin öelda, et tööle panna oma abikaasa või elukaaslase, sest et see ei ole päris sinu ülesanne oma abikaasat tööle panna. Aga laste puhul küll. Mõtle selle peale, kui sa suudad kodus luua süsteemi, kus lisaks pesukuivatile, robottolmuimejale, ka lapsed teavad väga hästi, mis ajal midagi nendelt oodatakse ja mis on mitte sooritamise tulemus ja mis on sooritamise tulemus, siis kas see ei ole juba mini-ettevõtlus, kui see toimub ise? Ehk siis nagu imeline võimalus ettevõtlusega alustamiseks on luua süsteem iseenda kodus, et kõik pereliikmed saavad aru, mis hetkel nad midagi on oodatud tegema ja kui midagi ei ole saavutatud, siis mis juhtub ja kui midagi on saavutatud, kus on see positiivne tagasiside. Nii et julgustan looma kodus süsteeme selleks, et saada reaalselt ettevõtteks, sest kodune süsteemi loomine võib olla kohati isegi keerulisem kui mõtlevate täiskasvanutega ühise plaani tegemine. Igasugused juhuslikud poeskäigud, suvalised kohvikus hängimised, kahjuks mingiks ajaks võiksid ikkagi jääda natukene tagaplaanile. Sporti ma ei ohverdaks, sõpru loomulikult ohverda, aga suvalised grillimised ja sellised asjad, see on see koht, kus sa leiad aega, et luua midagi uut, sest sa pead õppima. Ja mida me õpime, kui me Amazoniga toimetama hakkame? Me teeme seda, et me võtame poe riiulilt, Selveris, Maximas, Stockmannis. Võtad suvalise toote e-poes ja sisuliselt sa näed ära, palju ta müüb, mis on suuremad konkurendid, missuguste otsisõnadega inimesed lähevad Amazoni. Näiteks seesama dishwasher tablets. Kas nad otsivad organic dishwasher tablets, kas nad otsivad multipack, otsivad nad ise lahustuva kile sisse pandud dishwasher tabletit. See info on kõik Amazonis maas. Samas me saame väga-väga hästi ära kaardistada, mis on olemasolevate toodete probleemid. Seda saab teada reviewsid ja toote küsimusi analüüsides ja seda me teemegi igapäevaselt väga palju. Me näeme, kui hooajaline see toode on, millal ta turule toonud on, kas ta on tõusvas trendis, kas ta on langevas trendis. Me suudame välja arvutada marginaali ja põhimõtteliselt me läheme turule olukorras, kus me väga hästi teame, kas me võiksime õnnestuda või praegusel hetkel turg ei võta vastu seda toodet, mida me tahame müüa. Sest me ei lähe kunagi Amazonis ega üheski teises e-kaubanduse kanalist peale tootega, mida inimesed ei otsi. Kui nad mitte kunagi ei otsi, ma ei kujuta ette, roosade notsudega jalgratast. Siis me ei saa seda müüa, sest kujuta ette olukorda, kui mitte keegi mitte kunagi ei trüki sisse roosade notsudega jalgratas ja alati, kui inimesed trükivad sisse lihtsalt jalgratas, siis on 3 või 30 lehekülge igasuguseid teisi jalgrattaid ja sinu jalgratas on seal 41. leheküljel, siis kui ta mitte keegi mitte kunagi ei näe, siis mitte keegi mitte kunagi ei osta. Nii et me alati müüme neid asju, mida inimesed juba tahavad. Ja me teeme muidugi neid tooteid paremaks, kui me näeme, et reviewdes on mingisugune kala, ala need tabletid näiteks lõhnavad halvasti või siis see iselahustuv kile seal peal, ma ei tea, jääb vedelema sinna nõudepesumasina põrandale. Et siis me saame need vead ära parandada ja meie läheme turule
teades nõudlust, mured on lahendatud. Meist saab nii-öelda 5 tärni toode ehk siis turu kõige usaldusväärsem toode ja niimoodi meil on väga hea turule minna. Nii. Mõned pisikesed näited. Ma enne rääkisin, et me oleme lanseerinud ja turule toonud üle 50 toote. Mõned sellised testid siin sulle näha reaalselt. Jah, need tooted on olnud Amazonis müügis. Nad on kõik teinud käibeid. Nad ei ole lihtsalt teinud selliseid käibeid, mida me oleme oodanud. Mida me ootame on vähemasti 10 müüki päevas. Kui ta tiksub 2 müüki nädalas, siis unusta ära. Jätame selle toote maha, müüme lõpuni, läheme edasi uue ideega. Ideid tuleb kogu aeg testida. Tooted peavad olema kasumlikud. Ühe maailma päästva ideega me ei lähe Amazoni, me kogu aeg tuleme juurde uute mõtetega. Kas või seesama tasakaalupoom, millel neiu ilusasti on. Erinevad värvivariatsioonid, erinevad pikkused, erinevad tugevused, millega sa saad mängida, et me ei jää nagu loorberitele puhkama. Aga neid tooteid me täna ei müü. Neid tooteid, millega me exiti tegime, ehk siis oma ettevõtte maha müüsime, neid ma kahjuks öelda ei saa, aga need olid kontori kategoorias. Ja see ilmselt koged päris palju, kui sa satud kokku Amazoni seltskonnaga, et väga ei räägita nendest toodetest, mis nad hetkel reaalselt müüvad. Ja siin on 2 põhjust. Esiteks on see research, ehk siis, et mis näiteks nendel beebipõlledel on halvasti. See võtab mõne aja. Ettevõtjad, kes on minu tiiva all ja koos minuga Amazoni ettevõtet alustavad, nendega me ikkagi analüüsime läbi 50 ideed. Sa võid kujutada ette, et see 50 ideed, see võtab ikkagi nädal, 2-3, eks ju, et sa ei taha päris oma võitjat ideed nii-öelda suure plakatiga tänavale nagu nähtavaks teha kõikidele. Ja teine mure on see, et kui ma praegu ütleksin sulle, et jaa, hei, et see tasakaalupoom, see on meie metsik hitt. Ta teeb mingisugune, ma ei tea, 500 000 aastas puhalt ainult see roosa versioon. Siis kui ma ütleksin iga kord seda kõikidele, keda ma kohtan, siis mul tuleks hästi palju külastusi, sest ikka on huvitav näha, kuidas me oleme pildistanud, mis see hind on, sa tahaks võib-olla teada ja kontrollida, et kas see käive on ikka selline, nagu ma räägin. Ja ma saan hästi palju tühje klikke. Tühjad klikid listingule kuulutusele näitavad Amazonile, et sa ei taha osta ja siis sa rikud ära oma Amazoni sellise algoritmi ja see on see põhjus, miks Amazoni müüjad väga oma tooteid ei jaga. Et nad ei ole nagu pahatahtlikud, nad lihtsalt ei taha algoritmi nässu keerata. Ja siin sul on mõned reaalsed käibed ka, et sel hetkel, see on nüüd see kastikene on COVID, see on reaalne meie kontoritoodete portfell. Nii kui COVID alkas, siis obviously inimesed hakkasid kodukontoreid sisustama, lükkas korraks hästi suure piigi ülesse, aga üldiselt sa siit näed, et selline pidev kasv oli ilusasti. Selle graafiku lõpus me müüsime selle portfelli maha. Ja tegime seda äkki 4 aastat, 2017 panime talle alguse ja testisime ikkagi ilgelt erinevaid mõtteid, vaateid ja kuni lõpuks üks toode siis hakkas nagu toimima ja hakkasime tema peale nagu ehitama kogu seda järgmist portfelli ülesse. Müügi hetkel oli meil umbes 25 toodet. Nad ei olnud kõik unikaalsed, võib-olla oli siin must, pruun, kahene, kolmene, sellised asjad, eks ju. Sageli on Amazoni portfellides nii-öelda kangelastoode ehk hero toode, mis teeb siis 50-60% müügist. See on ikka nüüd see selline pisikene rahalehm, mida ma täiesti oskan õpetada sulle, kuidas leida ja nende peale on hea portfelli ehitada. Ja tavaliselt selleks, et ikka täiesti, kui sa teeksid täiesti professionaalina Amazoni ettevõtlust, siis on võimalik 18-24 kuuga juba mingisuguseid exiteid ehk ettevõtte müüke tegema hakata, aga mitte esimesel korral. Esimesel korral ma arvestaksin ikkagi, et sa toimetad 2-3-4 aastat. Ja miks üldse on exitit vaja? Exit on vajalik sellepärast, et sa saad mingisuguse suurema hunniku raha ja sa saad võib-olla minna tootekategooriatesse, kuhu sul enne hammas peale ei hakanud. Kui me alustasime, siis toimetasime, täiesti okei on alustada 2000, 4000, 5000 ja täna me uute portfellide väljaarendamiseks paneme 100 000 kõrvale ja see on ainult sellepärast, et me oleme teinud exiti. Nii et julgustan sind ka mõtlema ettevõtte müügi lõpptulemusena, sellepärast, et see on nagu trepiaste, millest sa saad ettevõtjana minna veel edasi. Või siis sa enam ei tee ettevõtet, nii-öelda lähed puhkusele, pensionile ja vaatad, et mis muul elul on pakkuda. Satun kokku hästi paljude
alustajatega, kes tahavad pihta hakata ja olen kogenud mitmeid selliseid uskumusi. Ehk siis, et esimene toode teeb minust miljonäri. Aga see mõnes mõttes on nagu, see on ikka täielik probleem, et kui me jääme analysis-paralysisesse ja arvame, et see toode, mis ma välja mõtlen, see peab tegema minust nii-öelda miljonäri, et ta peab olema 5-kohalise kuukäibega kasvav trend, eks ju, ma pean tegema siin hästi palju mingisuguseid parendustöid, pean tellima kohe mingisugune 100 000 ühikut, on ju. See ei ole lihtsalt realistlik ja see ei ole vajalik. Me ikkagi läheme turule testimaks mitmeid ideid, et leida see tegelik võitja. Meie täna nii targad, kui me ka ei ole, ka suurte korporatsioonide inimesed ei ole nii targad, et nad suudaksid ette 100% ennustada, mida kliendid viimaks kõige enam tahavad. Me ikkagi läheme ja testime ja võtame kogu aeg need, mis on parimate tulemustega, kõige kasumlikumad, nemad jätame ellu ja need järel sabassorkijad, nemad vahetame siis uute ideede vastu välja. Ei tohi jääda analysis-paralysis faasi, me ei armu ära ühtegi ideesse. Jah, kulutasin küll, panin 2000 eurot selle toote alla, 3000 eurot selle toote alla, aga kui ta ikkagi ei müü, kui ta müüb paar tükki nädalas, siis me ei telli neid tooteid juurde, vaid paneme oma aja ja järgmise raharessursi uute toodete testimise peale. Kuidas sinna jõuda, ongi puhas praktika, ülikoolidest haridust ei saa. Mina oskan sind küll juhendada, kui sa arvad, et ma olen sinu jaoks mõnus partner seda tegema, aga me õpime kõik ise. Amazon tegi oma platvormi minu ja teiste Amazoni ettevõtjate jaoks lahti vähem kui 10 aastat tagasi, et see kogemus kõik on praeguseks hetkeks suhteliselt hästi jõudnud juba ära struktureerida, et mis samm, mille järgi tuleb teha, et võimalikult vähe aega kulutada ja võimalikult kiiresti tulemuseni jõuda. Väga tähtis on see, kas sa tahad õppida, kas sa tahad areneda, kas sa tahad uudistada. Me hästi palju uudistame konkurentide rahakottides, me uudistame uutest tooteideedes, me kogu nuputame, kuidas ma saan a la puldihoidjat, näiteks kastikene, kuidas ma saan seda paremaks teha. Kas ma panen pehmendused alla, kas ma muudan puiduvärvi valgeks värviks, kas ma kirjutan ilusa mingisugune farmhouse fondiga peale remote controlis, kas ma panen seina peale, kas ma panen kleepsuka seina peale või ma panen kruviga seina peale. Et nagu sa näed, see tootearendamise protsess tegelikult on päris huvitav ja me parendame ju neid tooteid, mida me igapäevaselt ise kasutame, et me ei lähe tegema mingisugune, ma ei tea, lehmalautade varustust või midagi sellist, et me ikkagi teeme tooteid, mis meile meeldivad. Nüüd järgmine vääruskumus. Ma ei saa alustada, sest ma ei ole veel kõik ära õppinud. Mul ei ole veel kõiki teadmisi, mul ei ole veel ettevõtet, mul ei ole logo disainitud, mul ei ole veebileht olemas. Väga tavaline ettevõtlusega alustamise komistuskivi. Et ma teen kõik valmis ja siis on edu garanteeritud. Ei ole. Kui sa teed kõik valmis, siis sa oled kaotanud väga palju aega. Ja edu ei ole garanteeritud. Edu tuleb ainult siis, kui sa lähed kogu aeg praktikas ühe sammuga edasi, sest see on see koht, kus tuleb kogemus. Lõpmatuseni ettevalmistusi tehes ei jõua sa mitte kuhugi. Peaasi on minna välja, teha oma näpud mudaseks, katsetada, proovida. Iga õppetund, mis sa saad, aitab sind edule lähemale. Selles ma olen absoluutselt veendunud ja ise omal nahal läbi kogenud. Oma ettevõtluskogukonna inimeste nahal oleme seda mitmeid kordi läbi kogenud. Alustada selles mõttes on lihtne. Seda Amazoni ärimudelit testides ei ole sul isegi vaja ettevõtet. Saab alustada eraisiku kontoga, midagi sa maksma ei pea. Testsaadetise saab ära teha, et protsesse proovida umbes 150 euroga, keegi ei nõua sinult tuhandeid. Ja kui sa selle protsessi kõik oled läbi teinud, sulle väga meeldis konkurente uurida, sulle meeldis kuulutust teha, sulle meeldis pilte pildistada, sulle meeldis välja mõelda, missugust teksti sa oma toote juurde tahad panna. Alles siis, kui sulle kõik see väga meeldib ja sa näed, et mul on siin potentsiaali, alles siis me räägime sellest, et hei, võiks rääkida Hiina tehasega. Võib-olla me võiks tellida 250 või 2500 tükki midagi, mida sa uurimuse käigus oled tuvastanud, et kliendid soovivad, aga konkurents on väike. Alles siis me räägime sellistest investeeringutest. Me alati meie ettevõtluskogukonnas alustame madala riskiga toodetest.
me ei lähe kunagi müüma vitamiine, kosmeetikat, midagi sellist, need on väga-väga kõrge konkurentsiga kategooriad ja ka siin on mingid kategooriad, kus on väga mõnus ja laadne alustada, kus põhimõtteliselt iga alustav ettevõtja saaks hakkama, saab oma esimesed müügid tehtud. Järgmine vääruskumus, nagu sa näed, neid on päris palju. Et kui mul on maailma päästev toode, mille ma olen siin Eestis välja mõelnud ja see on lihtsalt nii geniaalne, siis kõik kindlasti tahavad seda osta ja see ongi see minu üks toode, millest ma saan enda miljonäri staatuse kätte, eks ju. Ja üleüldse, kas see miljonäri staatus on oluline või mitte, ma ei tea, kus see tuleb, see on ilmselt Ameerika selline retoorika, et tahan saada kiiresti rikkaks. Kui sa ise oled oma toote ideest mega vaimustunud, kõik on suurepärane ja peabki olema ja ei ole vaja. Ütleme nii, et sa võid müüa ka mingeid uksetihendeid ja teha 50 000 käivet kuus on ju, ja ütleme nii, et see uksetihend hakkab sulle meeldima, kui sa sellega nii palju käivet kuus teed, sest mingisugune marginaal sealt ikka sulle endale maha ka jääb. Ei ole vajalik, et sa oled ilgelt kirglik, et sa oled eluaeg seda toodet arendanud, et see on mingi elupäästev sinu jaoks. Me baseerime oma turule toomise taktikad alati researchile. Me teeme kõvasti turu-uuringut, me loeme sadu, kui mitte tuhandeid kliendi tagasisidemeid ehk reviewsid. Kui sa lähed amazon.com-i, sa näed 5 tärni, loodetavasti 5 tärni, kui seal on 3 tärni, on halvasti, kui on 4 tärni, siis keegi on olnud rahulolematu. Me katsume aru saada, kus kohas on need punktid, kus rahulolematud kliendid, mis jäi puudu selle toote kvaliteedist või siis pakendist või siis oli seal komplekteeritud, ma ei tea, ebakvaliteetne kinnitusvahend kaasa, eks ole. Ja me läheme ja parandame need asjad ära, aga me uurime seda. Me ei nuputa Eestis siin, et nii äge, ma ei tea, ma hakkan tootma, ma ei tea, aiamööblit, et see on nii äge. Aga kus ma tean, et see on äge? Kus ma tean, et klient seda soovib? Kui ma lähen Amazoni, mul on olemas tööriist nimega Helium 10, võid endale tasuta konto teha, saad juba konkurentide käibeid hakata täna õhtul endale alla tõmbama ja vaatama, et mis erinevad tooted raha reaalselt teevad, eks ju. Ma lähen ja valideerin selle ära. Ja ma valideerin ühtlasi ära ka, et konkurents ei oleks väga kõrilõikajalik, et alustaja ettevõtjana ikkagi mul oleks edu olemas, et selle pinnalt minna juba järgmistesse ja järgmistesse kategooriatesse ja ma kindlasti testin läbi 3-4 toodet. Ma ei lähe ühte sellist suurt rahalehma unistama, mis päästaks prints valgel hobusel, et kui tuleb, siis on maailm päästetud. Üks mure on ka, kardab probleeme. Sa väldid keerukaid ülesandeid, sa ei taha, sa lähed stressi, kui sul on keegi ütleb sulle, et okei, sul on vaja tootele riibakoodi GS1-st. Oh my god, ma pole sellest midagi kuulnud. Muidugi pole kuulnud. Kuidas Amazonis kontot teha? Esimest korda teed, täiesti normaalne. Kuidas registreerida käibemaksu Inglismaal? Ma ka alguses ei teadnud enne, kui ma tegema läksin. Selliste pisikeste uute asjade õppimine on ettevõtluse, mitte ainult Amazoni ettevõtluse, igasuguse ettevõtluse täiesti lahutamatu osa. Ja ma kutsun sind võtma seda kui endale konkurentsi barjääri loomisena. Mida rohkem probleeme ja eriti keerukaid probleeme sa ära lahendad, seda vähem on sul kõrval inimesi, kes viitsivad seda teha ja seda vähem on sul konkurentsi. Kuidas minna Jaapani turule? Keegi ei viitsi näiteks, ma ei tea, lastetoodetega või midagi, kus võib mingisugune regulatsioon olla. Konkurent mõtleb, et ma ei tea, ma müün siin Saksamaal, mul on siin paberid korras, ma ei hakka sinna Jaapanisse minema. Sina, kui sa teed endale selle asja selgeks, võid saada endale järgmise 5-kohalise käibega turu lihtsalt sellepärast, et sa võtsid paar tundi, lugesid läbi, mis regulatsioone sa pead arvestama, tegid endale testid ja sertifikaadid ära ja saadad kauba Amazoni lattu. Amazon ise deliverdab selle lõppkliendini. Tegelikult sa muud väga tegema ei peagi. Nii et ma väga julgustan, nii kui sa näed kuskil mingisugust kohta, mida sa ei tea või mis tundub nagu probleem, siis see on tegelikult koht, kus enamik sinu konkurente langeb kõrvalt ära, sest nad lihtsalt ei viitsi endale järgmist õpi nagu peatükki avada. Aga kui sina avad, siis mida rohkem sa avad endale õpi peatükki, seda rohkem avab endale ka sinule raha ja kasumite maailm, sest et tegelik raha, tegelik kasum on seal, kus enamik inimesi lihtsalt ei viitsi minna, aga sina viitsid. Järgmine ja väga tõsine mure iseenesest, väga legit mure. Mul ei ole raha. Ei olegi, mul ka polnud. Mul oli kodulaen, 3 last, ma tegin digiturundust kõrvalt, et üldse hoida ots otsaga perekonna rahakotti koos. Mul ka polnud raha. Mina päriselt
käsi südamel ja see on üks võimalus, kuidas saab raha teenida. Kui sa oled õppinud mis iganes protsessi selgeks, kas Amazoni protsessi, võib-olla sa oled imeline, ma ei tea, kokk, eks ju. Võib-olla on midagi kuskil, kus sa saad oma teadmist juba praegu müüa konsultandina näiteks. Jah, sinna läheb aega, aga sa saad raha teenida juurde. Igasuguseid viise on, kuidas sa saad tekitada natukene teistsugust sissetulekutaset. Sest ettevõtluseks on raha vaja. See on täielik müüt, et sa saad alustada 0 euroga. Ei saa. Midagi on ikkagi vaja kõrvale panna. Amazonis me saame alustada 150 euroga, sa saad põhimõtteliselt ära testida selle ärimudeli. Ma ei nõua sinult mitte midagi rohkem, keegi ei nõua sinult mitte midagi rohkem. Aga kui sa tahad minna suuremasse ettevõtlusesse, sul on vaja umbes 5000 eurot. Selle kogumiseks sa ise tead, mis on sinu tempo. Kas sa kasutad pensionifondi väljavõtet, saad sa panna iga päev palgapäevalt kõrvale, on sul hiljuti müüki läinud kinnisvara, millest sa saad pisikese osa jätta alles, on sul garaaži täis mingit nodi, mis tegelikult lihtsalt hallitab seal, mille võiks maha müüa, saad sa müüa oma praegust tööl kasutatavat teadmist konsultandina kuskil GoWorkabitis näiteks. Ma ise töötasin ka mingisugusel hetkel päris mitmes töökohas korraga. Tegin 0,25% ühes ja täiskoha teises, et ma ei ütle, et see on jätkusuutlik, et loomulikult sa väsid ära, aga need on need võimalused, kuidas sa selle paar tuhat eurot endale kokku saad. Mis on meil võimalused? Kui sa saad, siis ma ise olin ka Töötukassas arvel, kui ma olin ilma tööta. See raha, mida Töötukassa sulle maksab, saad ju osaliselt äkki ikkagi kõrvale panna, et kõik ei kulu ära, kuigi väljamaksed ju vähenevad, mida kuu edasi. Mis veel? Tulumaksutagastused olid, ma ei tea, kas oled selle juba ära kulutanud või mitte. Ma soovitaksin alles hoida, mitte lihtsalt tarbimisse panna. Võib-olla sa oled kaasa läinud krüptoga ja sul on mingi krüpto, mida sa võiksid mõnes mahus maha müüa ja vaadata, et okei, ma teen ettevõtte ja hakkan selle kaudu veel suuremaid rahasid endale mingisugusel hetkel loodetavasti tekitama. Äkki mul on suvila vedeleb kuskil, mis ma ise kasutan võib-olla nädalavahetusel, aga nädala sees saan ikkagi kellelegi pakkuda kuskil Airbnb's või midagi. Ja kõiksugu kasutu varamüük, käsi püsti, täiesti olen süüdi selles, et me kõik kuhjame enda ümber tavaari, mida tegelikult vaja ei ole. Jah, sa võid öelda, et mis ma selle, ma ei tea, müünsin mingi tumba mingi 50-ga maha. Jah, aga kui see on su ettevõtluse alustamise fond ja siis teises hetkes sa teed 50 euro eest konsultatsiooni, kolmandal hetkel õnnestub sul 1 nädalaks oma suvila välja üürida, eks ju, teenid sealt 150 eurot või rohkem. Ja võib-olla sul on tulumaksutagastusest äkki mingisugune 1000 eurot, et siis hakkab vaikselt kokku tulema, eks ju, et me ei tahagi, et ühest sellest kohast see raha kokku tuleb. Nii et raha iseenesest on probleem, aga ta ei ole probleem, kui sa kõik need pisikesed pusletükid kokku paned enda jaoks, et kus sa selle siis lõpuks saad. Ja sa saad. Kuidas vältida vigu? Ma teen väikse sissejuhatuse lihtsalt sellepärast, et kui sa ei pane tähele, mida sa teed, sa võid kulutada 5-kohalisi summasid, kuna me oleme rahvusvahelises kaubanduses. See ei ole Eesti sisene, me oleme laevatame oma kaupu ookeanil, teeme tootearendust sadade või tuhandete toodetega, nii et ole tähelepanelik, ära mine lahmima. Kui sa paned tööle reklaamid, siis kindlasti ole teadlik, mida sa teed, aitan sul kätt pulsi peal igal juhul hoida, kui sa tahad, et ma aitan sul kätt pulsi peal hoida, et sa kogemata, kui magama lähed, tõused üles, vaatad, et oh my god, nagu 1500 eurot reklaamiarvet läks, sest sa ei valmistanud piisavalt hästi ennast ette, eks ju. Kindlasti on vaja ettevõtlusriske maandada, ettevõtlus ei ole turvaline koht, ettevõtluses kõike võib juhtuda, Covid juhtus, Ukraina juhtus, me ettevõtjatena saame kallimad tarned sellel ajal. Jah, me loodame, et nad lähevad soodsamaks tagasi, kõik me ettevõtjatena kanname neid vilju, tarbijatena maksame suuremat hinda toodete eest. Nii et riskivaba ettevõtlust mina sulle täna pakkuda ei oska, aga ma oskan anda sulle ideid, kuidas riske miinimumini viia. Ja üldiselt on ka päris suur probleem ettevõtjatel sellega, et me võtame alati rohkem ette, kui me jõuame ära teha. Olen ikka ise selles süüdi. Ja kui sul on kindel struktuur, siis sa ei väsita ennast ära, sa hoiad fookust, sa ei sipsi ühes kohas, teises kohas, kolmandas kohas, vaid sa tead väga täpselt, mis on sinu järgmine samm ja sealt edasi järgmine samm. Väike kokkuvõte. Ilmselt rääkisin sulle hästi intensiivselt ja palju nendest vigadest, mida vältida, aga esimene katsetus ei tee sinust miljonäri.
edasiminek, 3-4 idee testimine on see koht, kus kindlasti ma täiesti julgen panna käe südamele. Kui sa oled 3-4 toodet läbi testinud, siis sa oled väga lähedal 4-5 kohalisele kuukäibele, mis on ka kenasti kasumlik. Selle koha pealt ma julgen panna käe südame peale. Ideaalne ettevalmistus on takistus. Ära kunagi arva, et sa pead olema ideaalselt ettevalmistatud. Sul ei ole logo vaja, sul ei ole ettevõtet vaja, sul ei ole veebilehte vaja. Teed samm-sammult. Kui tuleb mingi viga, siis see ongi see koht, mis kõige paremini õpetad. Nii et oleme pigem ebatäiuslikud. Nii kui sul tekib selline tunne, et ma tahaks, et mul oleks kõik ilusasti korras, tuleta kohe meelde, et see on takistus. Sa raiskad oma aega, sa raiskad oma raha ja sa ei lähe tegelikult edasi. Ilma turu-uuringuta ma kindlasti ei luba sul minna toimetama, eriti veel, kui tööriistad turu-uuringu tegemiseks on sisuliselt tasuta. Karda, et kõik on liiga keeruline. Ja tead mis? Kõik sinu konkurendid arvavad, et on liiga keeruline. Ma arvasin, et on ka keeruline. Aga täna on meil ikkagi Eesti suurima müügi ära teinud, ettevõtte müügi ära teinud ettevõte, et see on jällegi see, et kui lähed üks samm, üks jalg teise ette, õpid järgmise asja, vaikselt iga päev, üle ei koorma ennast liiga palju, aga vaikselt iga päev kogu aeg lähed, siis tegelikult ei ole enam keeruline ja lõpuks mine sa tea, võib-olla paari aasta pärast sa samamoodi räägid oma ettevõtluskogemusest siin kaamera taga ja sinu jaoks tundub see kõik juba nagu leib ja piim, et kõik on ju nii igapäevane, kõik on nii tavaline, et mis siin siis nii keerulist olla saab, eks ju. Keegi me ju tegelikult ei sünni ühegi oskusega. Küsimus on see, kas sa oled uudishimulik ja sa tahaksid teha midagi põnevat, mis on tegelikult ikkagi nagu ka Eesti piiridest väljapool. Ja Eesti piiridest väljapool on nii äge olla, sest kõik su kolleegid on välismaal, sa käid konverentsidel, sa saad uut ägedat infot, sul on erinevad geograafilised asukohad nendel konverentsidel, et igal juhul nagu see boonus käib siia juurde. Ja viimane viga, mida vältida, et sul ei ole vaja 10 000 eurosid, kindlasti ära mine riskima kohe alguses suurte summadega, teed oma protsessitestid 150 euroga ära, suur osa 150 eurost kulubki ühe testtoote ostmisele ja siis selle tarnimisele Amazoni kesklattu. Ja see kulu ongi, et mitte midagi rohkem teha pole vaja ja siis sa saad otsustada, kuidas sulle kogu see ärimudel meeldib. Enamik jääb sellega hätta, kui ma räägin alustavate ettevõtjatega, et neil on pead täiesti segamini. Nad ei tea, mis suunas joosta. Ühes ekraanis on BBC ehk maksud reklaami mingi video. Teises kohas on see, kuidas keegi tegi edulooga exiti. Kolmandas mingi YouTube'i aknas või blogipostituses räägitakse seda, kuidas valida ideaalset toodet. Ja siis need vaesed alustavad ettevõtjad sipsivad ühest ideest teise, ühest kohast teise. Neil on miljon Chrome'i tääbi lahti arvutis korraga. Ja kui arvuti lõpuks ära crashib, siis on see, et issand, aga mul olid siin ju mingi 50 ideed, kus need ideed nüüd kadusid, ma pean hakkama uuesti neid otsima. See on täielik kakofoonia. Ettevõtlus, eriti rahvusvaheline ja e-kaubandus peab olema struktureeritud ja kindla selgrooga. Kui sa tahad samme, mida sa pead tegema üksteise järel, siis sa mine amazonikool.ee lehele, mul on seal välja toodud need sammud keskel nagu programm. Põhimõtteliselt, kui sa neid samme jälgid, siis sa saad väga hästi oma sellise teekonna teada. Ja kuidas sinu töötsükkel laias laastus välja näeb, kui sa e-kaubandusega alustad? Tooteidee algus. Loomulikult me tegutseme päris palju tooteidee leidmisega, me analüüsime vähemasti 50 ideed läbi. Võib-olla sealt on 20 sellist, kus me tunneme, et ja me tahame siin edasi mõelda, et kas ma saan seda toodet miskit moodi eristada. Me ei lähe Alibabasse, mis on maailma suurim tehaste ühine infoportaal. Me ei lähe Alibabasse ega võta kohe toodet sealt. Me teeme selle tootega midagi ja tooteidee valideerimise faasis me siis mõtlemegi välja, et mida ägedat me selle tootega teha saame. Kui me võtame selle toote otse Alibaba riiulilt, viime Amazoni, siis me võime päris kindlad olla, et homsel päeval on see sama Hiina tehas selle sama tootega meil konkurendiks ja seda olukorda me kindlasti ei taha. Siis me valideerime, tellime endale terve hunniku näidiseid, vaatame, kas meie tootearenduse mõtted, näiteks värvivahetus, mingi tihendi lisamine, ma ei tea, metallosa vahetad puidu vastu, võib-olla paned mingi silikooni, et ma ei tea, asi sul seisaks paremini pihus, eks ju. Räägid tehasega läbi, mis võimalused on, sina ju tead, oled teinud researchi ehk uuringut, sa tead, mida kliendid räägivad, mida nad nurisevad, mis neile meeldib
ja sa arendad natukene parendatud toote niimoodi välja ja tellid Hiinast näidiseid ja põrgatad neid ideid siis oma tehasega või siis mitme tehasega. Kui kindlasti sa võiksid töötada 3-5 tehasega näidiste faasis ja lõpuks sa jõuad kohta, kus sa leiad võitja tehase, annad tellimuse sisse, 30-40 päeva klassikaliselt on tootmisaeg. Edasi, kui on natuke suurem toode, siis me laevatame 1-2 kuud. Lennukiga saab paari nädalaga kauba Ameerika kesklattu saata. Siis me tollime, siis kaup jõuab Amazoni erinevatesse ladudesse, erinevates osariikides, see võib ka paar nädalat aega võtta. Ja edasi on oluline faasi osa on lansseerimine ehk turule tulek. Selleks ajaks peab olema valmis listing ehk tootekuulutus koos piltide, koos ingliskeelsete võtmesõnade, otsisõnade maksimaalselt hea kasutamisega, et kliendid saaksid kiiresti sinu toote esimesena silmade ette, kui nad otsivad. Ja selleks me teeme keyword researchi ehk siis üldse paneme kirja, missuguseid otsifraase sinu kliendid kasutavad toodet otsides. Ja kui me toodet turule toome, me kindlasti paneme reklaamid tööle, me kindlasti vaatame, kas meil on kuskil mingi kliendibaas, keda me saame suunata äkki meie tootega tutvuma, me laseme hinda alla võib-olla oma hinnani, et olla hästi atraktiivne, me tahame esimesed review'd ehk tagasisidet kätte saada. Ja tõehetk ehk siis kas nii-öelda orgaanilised müügid tulevad ilusasti peale, see on umbes 30 päeva pärast ja siis ma saan teada, kas ma vajan täiesti uut tooteideed, millega edasi minna. Või kui mu toode ikkagi hakkab kenasti müüke tegema, siis ma saan samale tootele teha mingi variatsiooni, muuta ära omakorda siis selle värvi, panna näiteks ühese komplekti asemel 2 komplekt, teha äkki kinkepakendisse sama asi, ehk siis sa näed, kuidas see lumepall hakkab siit edasi voolama. Nüüd ma ei tea, mis tüüpi inimene sa oled ja mõlemad tüübid on täiega okei. Kas helistad ise omaette nokitseda, mis väga palju eestlastest meile meeldib, me ei taha tavaliselt naabrimeest appi võtta, eks ju, või tahad kasutada teiste kogemust, et kiiremaid tulemusi näha. Ei ole õiget ega vale vastust. Mõtle lihtsalt selle peale, kuidas sa saaksid selgusele. Amazoni boonused kokkuvõtvana ärimudeli tutvustamise koha pealt on siis see, et sa saad mugavalt toimetada Eestist, Eesti ettevõtte alt hiljem, kui sa otsustad, et sa tõesti tahad toimetama hakata ja saad alustada täiesti ilma ettevõtetega. Meil on piiramatu kasvuvõimalus, me võime toimetada omaette pereettevõttena, võime teha 70 tiimi, võime teha 100 tiimi, see on sinu kui ettevõtja ambitsioon, mina ei saa sulle öelda, kui suur sa tahad olla. Sa lähed turule ainult siis, kui sa oled kindel selles, mida klient tahab ja et sinu toote muudatus kindlasti on soovitud. Sa ei lähe pimedalt testima, sa ei lähe pimedalt raha kaotama. Info vedeleb maas, rumal oleks mitte seda kasutada, pigem on väga huvitav sobrada selles, mida inimesed toodetest arvavad ja näha, kuidas sina suudad selle toote, siis ma ei tea, supikulbi, kuidas sina suudaksid supikulpi paremaks teha, kui näiteks review'd ütlevad, et jaa, see on imeline mahutavus, aga mul libiseb käest ära. No, sellises kohas ma näiteks teeksin toote arendust niimoodi, et ma käepidemele paneksin näiteks silikonist triibud peale või siis teeks üldse silikonist käepideme, et siis ta ei libise enam selle auruse poti juures, eks ju, niimoodi leeme kulbitades sul käest enam ära, et said pisikese kiire juhendi praegu, kuidas tootearendust tehakse. Nüüd marginaalid ehk siis kasum iga toote pealt me üldiselt mitte kunagi ei tee vähekasumlikke tooteid. Me teeme alati 30–50% marginaaliga tooteid. Ma oma ettevõtluskogukonnale ei luba teha väiksema marginaaliga tooteid, sest ma tahan, et sa teenid kasumit, ma tahan, et see on sinu jaoks motiveeriv, ma tahan, et sa saad kiiresti kasvada. Kui sul toode on edukas, sul on vaja 2-3 kordistada järgmised tellimused. Kui sul on 10% marginaal, 3% marginaal, sa ei suuda kaupa juurde tellida ja kogu sinu edulugu paari aasta asemel võib venida 6-aastaseks, sest et sa lihtsalt ei suuda kaupa juurde osta, sest su marginaal ei ole seal. Mis mulle endale tohutult meeldib, on see, et ideed ei saa mitte kunagi otsa. Kogu aeg tekib juurde ala padjakatetel. Nüüd nad tahavad piklikke, siis nad tahavad pohoomasid. See on umbes see, et mingid stiilid tulevad, lähevad meie tootearendajatena. Me näeme neid, me ju näeme, mida inimesed otsivad ja me püüame need ideed varakult kinni ja siis hakkame nagu tegema tooteid nende stiilide peale, kui sa tahad näiteks disaintooteid müüa. Neid ideid on kogu aeg hulganised, nad ei saa mitte kunagi otsa, sest inimeste soovid ei saa mitte kunagi otsa.
Ehk siis, kui keegi ütleb sulle, et Amazon on satureerunud, seal on juba miljardeid tooteid ja mis ma sinna lähen oma supikolbiga, ei ole tõsi. Pisikesed nišid tekivad kogu aeg peale ja inimesed tahavad üha spetsiifilisemaid tooteid sinu käest osta. Ja nad tahavad, et keegi loeks reviewsid, et keegi teeks siis nii-öelda parendatud toote, mida sina loodetavasti siis tulevikus teha saad. Ja üksinda, see on täiesti tõsi, olen ise teinud käivet. Meil oli 3 tiim ja me tegime ühe tiimiliikme kohta 100 000 käivet. See tuli väga ilusad, nüüd on vanad head ajad, eks ju. Kui meil oli pisike tiim ja mega kiirelt kasvas, aga see kasvutempo oli nii kiire, et siis ei jõudnud. Siis kuskil oli mingi kuulutus maas ja kuskil ei jõudnud toode lattu, sest me lihtsalt ei suutnud ära teha. Aga 50 000 on täiesti normaalne teha käivet üksinda ära rahvusvahelises e-kaubandus, kuna mahud on lihtsalt globaalsed, siis sul ei ole vaja kohe mingisugust suurt ilget tiimi endale peale. Teadmised ja kogemus ehk siis ära ole perfektsionism, mine võtta iga järgmine samm kui õpikogemus. Sa tead, et sa ei kolista ühte ämbrit ju 2 korda. Iga kogemus on mega hea, aga selleks, et sa ei peaks ämbrit kolistama, teadmised on mega olulised. Meil on palju elemente, mis peavad kokku jooksma. Me tegeleme tootearendusega, me tegeleme Hiina tehastega, me tegeleme globaalse logistikaga, me tegeleme makstud reklaamiga digitaalsetes pindades, eks ju. Sul ei pea neid kogemusi olema, sul ei pea neid teadmisi olema, aga sul peab olema valmisolek, et jah, ma olen valmis sisse vaatama nendesse teemadesse ja ma olen valmis neid õppima. Need ei ole keerulised, aga see nii-öelda peatükk iseenda jaoks on vaja avada. Olen oma kogemuse sisse loonud Amazoni kooli, amazonikool.ee ja ma olen kõik sellised kõige keerulisemad teemad sinna loogiliselt ära järjestanud ja sisuliselt puust ja punaseks ette joonistanud, mida sa pead missugusel hetkel tegema ja kuidas näiteks tootearenduse kohta on meil palju, kuidas teha perfektseid tootepilte niimoodi, et inimene vaatab, et oh my god, 3 sekundiga ma juba sisuliselt ostan ära, eks ju, et ta ei hakka üldse konkurendi poole minemagi. Kõik sellised kogemused on sisse loetud. Nüüd hea asi on see, et kuigi ta on 40 tundi, päris pikk, eks ju, et üks töönädal tööpäeva algusest tööpäeva lõpuni ma tahaks, et sa veedad koos minuga. See on digitaalne ja sa saad seda läbida täiesti omas tempos. See on salvestus, sa võid seda teha kas või kell 3 öösel. Ma soovitan, et sa teed seda paaritunniste plokkidena, siis sa jõuad mõttega piisavalt sügavalt sisse minna, et sa ei haki ennast ära, et mul on 10 minutit, ma kiiresti kuulan. Ütleme nii, et see on hea, aga parem on, kui sul on paar tundi kuskilt näpistada. Netflixi arvelt näiteks. Ja mul on väga äge ettevõtjate kogukond, kes Amazonis toimetab. Meil on kõige edukamad õpilased on juba minust ammu edukamad. Nad on varsti aastakäive on 8-kohaline number, meil on 7-kohaline number, nii et ma olen mega uhke nende üle. Aga meil on väga äge kogukond, kes üksteist toetab iga kuu oma kogemust üksteisega jagame ka. Kui tahad, tule Amazoni kooli, kui tahad ise nokitseda, täiega nokitse. Ei pane kätt, et mina alustasin ka ise nokitsedest, sest siis kui mina alustasin, siis lihtsalt ei olnud mitte ühtegi käehoidjat minu jaoks. See valdkond oli lihtsalt liiga uus. Aga ma olen juurde pannud kõik praktilised ise töös kasutatavad failid, ilma milleta sul ei ole võimalik. Sa ei pea hakkama neid nullist endale leiutama, aga sul ei ole võimalik tööd teha. Ehk siis tooteotsingu põhi. Meil on 27 kriteeriumit, mida me kontrollime üle. Kas trend tõuseb? Kas siin võiks patent peal olla? Kui palju konkurente on tuhandete reviewdega, ehk siis on juba väga konkurentsi tihe, või siis näiteks me vaatame, et kas mul kasumimarginaali piisavalt palju on. Need on kõik need elemendid, mida me ühe toote idee kohta läbi analüüsime Excelis. Sa võid need Excelid ise teha, jumala eest, kui tahad, sa võid minu omad võtta kasutusele ja säästad aega. Õpetan sulle väga põhjalikult, kuidas teha tooteotsingut, see on mul lemmikosa, ma võiks tundide kaupa teha tooteotsingut. Praegu lisasime igakuistesse mastermindidesse, mis me õpilastega teeme, ettevõtjatega teeme. Iga kord teeme tooteotsingut, vaatame, kuidas saada sellest tavalisest tootest selline vau-toode ja kas ta mahub siis eelarvesse ja kuidas me selle saaks nagu reaalseks luua. Kuidas eelarvestada, mega oluline, siis missuguseid näitajaid Amazonist on vaja võtta, et ma saaksin aru, et ma reaalselt olen kasumlik. Need on key performance indicatorid ehk võtmenäitajad.
Väga oluline on see, et sa tehase silmis ei näe välja nagu alustaja, nagu rookie, nagu roheline. Kui sa näed seda kirjapõhja, siis sa näed ära, seal on 7-8 erinevat kollaseks värvitud kohta, mis peavad olema õigesti, et sa ei mõjuks nagu esimese klassi B, on ju. Et tere tulemast, et mul on siin ABC, hakkame nüüd peale ülikooli programmiga. Et sellised pisikesed asjad nagu see, et sul peaks olema oma domeeniga veebilehekülg, mida on väga lihtne teha, ostad paarikümne euro eest Zone'ist näiteks, kuni selleni välja, et mis sõnastusega alustada kirja ja näiteks küsimused, kas maksta näidiste eest või mitte maksta näidiste eest, kas protesteerida mingil juhul, kui nad küsivad su käest raha või mitte. Siin on juba, nad filtreerivad välja sinu vastustest, kas sa oled alustaja või sa oled professionaal. Samamoodi, kui sa annad tellimused sisse, selliseks hetkeks sa oled ikkagi juba mängu pannud vähemasti mõned tuhanded eurod. Kui sa teed siin fataalseid vigu, siis sul tooted tulevad valesti või neil on mingisugune komplekti asi puudu või neil on mingisugune mõõde täiesti nagu valesti läinud. Neid elemente ala, grammkaalud, materjalid, mingid tihedused on kõik asjad, mida on vaja spec sheetis ehk siis teha see toote tellimise lehel väga õigesti anda. Kui sa tahad kiiremat teed, siis täiega ootan sind oma ettevõtjate kogukonda. Me oleme hästi tihedalt suhtlev kogukond. Meil on Facebooki grupp, kus me põhimõtteliselt igapäevaselt sinu ja teiste ettevõtjate ette tulnud küsimusi lahendame. Seal ei vasta ainult mina, vaid kogu minu tiim iseenesest, alates reklaamispetsialistidest kuni lõpetades logistika osakonna juhini. Ja absoluutselt igal kuul võtame Zoomis kokku oma kogukonna ja kes soovib ja tahab, siis teda ma 100% toetan. Konsultatsiooni saad minu käest põhimõtteliselt nii palju, kui kulub. Täna ma enam ei tee konsultatsioone, nagu sa alguses vast kuulsid, sest lihtsalt ei jõua, aga oma Amazoni kooli kogukonna jaoks ma olen olemas kogu aeg. Ja sinu käsutuses on 5 aastat kogemusi, igale küsimusele saad vastuse, sa saad uuendused, uued töövõtted teada. Need on 100% praktilised ja meil on olemas ka ettevõtte müügikogemus. See ärimudel on 100% testitud, me oma tiimiga teeme, see ei ole mingisugune kiiresti rikastumise koht, see on päris ettevõtlus. Kui sa tahad ja sul rahvusvahelisus meeldib, siis paneb su silmad särama, siis täiega sa oled minu inimene. Ma tegelikult olen sul eluaeg toeks. Ma ei kao kuskil ära, sest ma ju ise toimetan selles valdkonnas ja kuna mulle see nii väga meeldib, siin on nii palju kasvu ja nagu vaheldust ja nii palju ägedaid tooteid, mida saab parendada, siis ma nagu ei näe, et ma kuidagi tahaksid nagu sinu juurest ära minna. Nüüd lisaks meili peale saad sa värsked 12 tooteideed, mida sa reaalselt võiksid hakata edasi mõtlema, oma unikaalset müügiargumendi juurde leiutama, sest nendes nišides just vaatasin, on piisavalt palju ruumi, seal on piisavalt vähe konkurentsi, seal on võimalik turule tuua, ehk siis kui sa arvad, et sa tahad eriti kiirelt toimetama hakata, siis midagi nendest 12 ideest võid täiega tulla panna. Väga oluline on mitte ära eksida infos. Lisaks Amazoni koolile meil on välja sorteeritud tiimiga kõige asjalikumad Amazoni kooli välised YouTube'i kanalid või blogid, et sa ei satuks skämmerite ja mingisugune Lamborghini tüüpide otsa, kes lihtsalt tahavad sinu raha saada suuri lubadusi müües. Oleme ka Töötukassa koolituspartner ametlikult ja toome siis need globaalsed käibed koju. Seda on väga põnev teha, kasv võib olla väga kiire, aga sa pead õppima, sa pead tahtma, sul peab rahvusvahelisus meeldima ja sulle peab meeldima igapäevaste toodete paremaks tegemine. Aitäh kõigile, kes kuulasid. Ma olen nii uhke, et meid tuli nii palju siia ja et me tahame mõelda natukene suuremalt. Ma loodan, et me saame seda e-kaubanduse teekonda käia edasi siit koos. Kui sul jäi midagi segaseks, sa vajad natukene rohkem küsimist, leiad mind Amazonikool.ee. Mina ja minu tiim oleme sinuga. Aitäh, et sa oma õhtu koos minuga veetsid ja järgmise korrani. Tšau!